Ma mäletan, et meil oli vanaema juures madal väike kasvuhoone, kuhu mahtus sisse ainult tema, sest oli väikest kasvu. Millised on need parameetrid kasvuhoone valikul? Oluline on enda vajadustest lähtuvalt valida omale sobiv mudel, et ta lumekoormust taluks piisavalt ja et tunneksid ennast mugavalt sees. Et mul endal on Treška endine mudel, ta on 6 meetrit pikk, et sisuliselt 5 aastat tagasi sai pandud ja püsib siiamaani ja ei kurda. Aga kui sa saaksid näiteks homme uue kasvuhoone valida, milline see oleks? See uus mudel, mis selle aasta oma on, et see Treška, see oleks minu jaoks optimaalne variant praegu. Et karkass on oluliselt tugevam, kokku panna on lihtsam, sest varoosi on vähem. Isolatsiooniga on kõik korras, et juba vara kevadel annab istutada ja kasvatada. Ja see konstruktsioon on sobilik minu vajaduste jaoks. Kasvuhoone katteks on ju polükarbonaat, väga sobilik ka kasvuhoonele. Jah, polükarbonaadi omadused on väga kõrged, ta paindub, eks ole, ta on löögikindel, sooja isolatsioon, müra isolatsioon ka, kusjuures kuigi kasvuhoone jaoks ei ole nii väga oluline. Ja ta eluiga ei piirne ainult 20 aastaga. Ta talub ka siis väga suurt lumeraskust? Talub küll, jah. See uus mudel Treška kannatab juba 180 kilogrammi ruutmeetri kohta. Meie talve jaoks 180 on piisavalt lumekoormuse taluvuse näitaja. Siin teie selja taga on üks kasvuhoone jäänud nüüd siis ka osaliselt katteta. Ja see on tehtud just sellepärast, et see lumi, mis maa peale tuleb, et ta satuks ka kohe kasvuhoone sisse, et talvel ei pea lund sisse viskama. Ta kaitseb esiteks seda mulda, et kevadel on hea niiske, kui need ülemist osa tagasi panna. Kuna see kasvuhoone koosneb moodulitest, siis on seda ka ju lihtne pikendada, lühendada. Täpselt nii, et kui osta näiteks väikest ja pärast avastada, et oleks vaid pikemat näiteks, siis lisamoodulite abil on võimalik seda pikendada. Et pannakse kokku mutrite ja poltide abil, nii et annab väga lihtsasti lahti võtta. Siin ka nüüd on näha veel üks eridisainiga kasvuhoone Kaarias. Väga põnev lahendus iseenesest. Jah, see on tegelikult just nende inimeste jaoks, kellel ruumi vähe ja nad tahaksid enda ruumi aias kasutada võimalikult efektiivselt, siis seda annab paigaldada juba nurga sisse, mis annab oluliselt ruumisäästu ja teiseks tekib selline mõnus koht, kus päikse käes on hästi soe ja annab veel midagi kasvatada ja peenreid teha.